tere! Täna on 25. juuli ja olen tulnud täna Ida-Virumaale Purtse tuulikuparki vaatama esimest tuulikut. Esimene tuulik Aadu on siin minu selja taga ja siia tuleb veel 4 tuulikut, et kokku siis saab siin olema 5 tuulikut. Et teil tekib kindlasti küsimus, et kellele see tuulepark kuulub. Ja vastus on lihtsalt, see kuulub nendele kõigile inimestele, kes on avanud Tartu Hoiu-laenuühistuse energiahoiuse. Et kaasa arvatud siis mina, et mul on seal mingi väga väike sümboolne summa, aga ma tahtsingi näha siis, et mille jaoks see sümboolne summa on läinud. Ja ma tean, et neid energiahoiustajaid on kusagil üle 600 ja mõni lihtsalt ongi pannud sinna väikse sümboolse summa, teine on pannud suurema summa, aga üheskoos need summad on kõik teinud siis kokku nii suure summa, et on võimalik olnud püsti panna selline võimas tuulik. Ja kõiki, keda see huvitab, et neil on võimalus tulla täpselt kuu aja pärast 25. augustil ka siia tuuleparki. Siin toimub Tartu HLÜ ehk Tartu Hoiu-laenuühistu suvepäev. Ja siia võivad tulla ka need huvilised, kes ei ole veel liikmed, aga kellele pakub huvi tuuleenergia ja ühistegevus üldse. Aga nüüd ma saan vaadata sinna tuuliku sisse ja mulle lubati ka, et ma saan liftiga tuuliku tippu sõita. Lähme vaatame. No nii, ja mina mõtlesin, et ma saan liftiga üles sõita ikka kleidiga, aga nüüd selgus, et ma pean hoopis panema selga sellise riietuse, et tunne on nagu läks kosmosesse ja juba on ausalt öeldes natukene juba päris närviline tunne, kui mõtlen, et ma sinna üles lähen. Ja siin tuleb veel mingisugune turvavarustus panna, nii et eks näis, mis sellest saab. See läheb oot-oot-oot. Paneme see jalg siit poolt. Nii, ja teine jalg paneme sealt poolt. Nii. See on see turvavarustus mul siis kõige väiksem, mis mul oli. Okei. Ma teadsin, et see on PNC. Nii. Päris kosmonaudi tunne on täiesti. Nüüd on kosmosesse. Ja tõesti sinna ei saagi nagu lihtsalt minna. No see määrid ära ennast. Üks asi on, et sa määrid ära, teine asi on see lihtsalt, et ilma turvavarustuseta ei saa. Seda ei tohiks nagu teha. No näete, nii tuleb minna listiga tuuliku tippu nagu kosmosesse. Isegi lifti saamine ei ole nii lihtne, nagu need tavalisse lifti, siin tuleb ka ronima kõigele. Täiesti. Ja kus ma nüüd siin hästi siit üle? Sisse, jah. Välja ka saada. Väga kiiresti ikkagi suhteliselt läks see sisse, aga väga kuum on hästi. Ja nüüd minnakse vedeliga siit üles, sinna. Ja siis astuda saab taga. Nii astuda saab taga.
tulla. Ma jään seda kinni. Nii, nüüd me oleme siis siin tuuliku tipus. Õnnelikult. Väga ekstreemne ronimine oli. Tõesti. Ja siit paistavad teiste tuulikute augud praegust. Vaade on siit selline. Vahepeal ma juba libisesin. Ventilaatorit pandi praegu seisma. Siia saab veel kuskile minna, siia peale ka või? Ma ei tea, kas me sinna läheme. Selleks meil ongi need asjad ümber, jah? Ja selleks ka, kui lift juhuslikult peaks kinni jääma, siis tuleb ronida radareid pidi. Ja nüüd me laskume õnnelikult tuuliku tipust alla. On päris ekstreemne ossi tehtud läbi. Ühesõnaga, kui see lift katki läheb, siis tuleb ronida mööda sellist vedelit pidi. Selleks on meil ka see turvavarustus ümber. Et kui peaks juhtuma, et see lift siin kuskil seisma jääb. Nii. Aga ega igaüks siia tuulikutippu tulla ei saagi, sest kehakaal seab siin väga olulised piirangud. Üks koht, kus me pidime läbi kugema, oli ikka väga väike. Aga jõuame peagi siit õnnelikult alla. No nii, on käidud. Kas mäletab, siis enne see oli kõik kohad lumivalge. Nüüd on see selline, et oli ronimist küll. Et nagu öö ja päev, et arvasin, et siia saab ilusti sõita niimoodi kleidikesega tippu, aga tegelikult oli väga ekstreemne ronimine. Aga vaade oli võimas. Nägi merd ja teisi uute tuulikute positsioone. Ja praegu hakkaski tuulik ka tööle.